poole muljeid ja siis läheb siin show edasi. Aga meil on natukene tegemisi, muid tegemisi, nii et võtame selle asja pärast kodus kokku. Hoppa! Kus hundist räägid, reis? Tervitus! Päikene paistab ja loodus rõkkab, kätte ei jõudnud. Tegelikult ei ole see suvi veel päris kätte jõudnud, üsna krõbe on väljas. Aga well, kuidas läheb, ilusad inimesed? Elvise live ka jälle talveunest ärkanud tänaseks päevaks. Mis meil täna plaanis on siis? Täna on meil 3. Sorry, ma tšekin. Täna on meil siis 4. märts, see tähendab seda, et kino Kosmoses, Cinnamon, kino IMAX, Kosmos, mis iganes. Kino Kosmos, vanas heas kino Kosmoses on täna sotsiaalmeedia auhinnad Play nupp, selline auhinnagaala siis. Algne plaan oli tegelikult mitte minna, sest minul ei ole seal nominatsiooni ja sellepärast ei ole mul ka seal mingit auhinda võita. Täitsa lõpna. Ma saan see hommikul kohvi ei ole, vaata. Kohvi ei ole joonud, Red Bulli ei ole ka juba mitu päeva joonud. Ja keel on sõlmes. Aga ma mõtlesin, et kuna võib-olla keegi teist tunneb huvi või mõni teist tahab teada, mis seal toimub või mis see programm või elu seal endast kujutab, siis teeme väikse ülevaate ikkagi sellest ka, aga ärme siin pikemalt mölisegi, väljas on ilus ilm, nii et lähme vaatame need värvid ja kogume väikse D-vitamiini paugu sealt ja kohvi on ka vaja, sest nagu näete, mul see suuvärk absull hommikul ei keri, kui ma ei ole väikest hitti saanud. Paidjom! Väga patriootlik koer. Mine pekkina, saad aru. Kõik on jumala vinna. Nagu päike paistab ja nagu on hõngu on ja päiksega see on enam vähem vaata. Sest ei näe mind. Päikse käes on nagu enam vähem vaata. Mingi päiksekir paistab peale nagu veits vaja. Nii kui viludest on täitsa lõpp ja oma sellest Sony akudest me ikkagi ei hakka taaskord jälle rääkima. Et vlogimise jaoks on ikkagi liiga külm õues veel. Sellepärast, et sealt Talekokki juurest tulin praegu kalama ja selle ajaga käristasin 2 akut juba selle külmaga ära, nii et peopesa vahel soojendad, see nagu soojena täitsa üles. Aga vahet ei ole, üks soe cappuccino ja kardemoni soi. Ma arvan, et see parandab asja. Muideks, kui keegi tahab kaamerat enda lasta, siis minu seesama Sony A6500 on more or less nagu müügis ka, sest üks uus äge vidin tuli välja ja ma hoian sellel silmi peal praegu ihuna hammast nii-öelda. Nii et kui keegi peaks väga tahtma seda ära osta, siis andke märku. Ma seda kuskile kuulutuseks ei pane, aga võite mulle julgelt kirjutada Instasse või kas või siia video alla või ka muul moel ühendust võtta, kui huvi peaks olema. Aga cheers! Päris kõrge hüppe oli, aga sotsiaalmeedia auhinnad toimuvad see aasta siis kinos Cinnamon, IMAX, Kosmos, mis iganes see on ja lühidalt on õhtuprogramm siis või päevaprogramm siis mingi auhindade jagamine, ühesõnaga nominatsioonis esitad ise põhimõtteliselt ja siis on erinevad kategooriad, kus siis erialane žürii valib välja nii-öelda silmapaistamad tähtsamad erinevatelt sotsiaalmeedia platvormidelt siis ja rahvahääletus on ka, et siis rahvas saab ka oma lemmikud valida. Peaks tulema nagu põnev selles mõttes, et õhtut või programmi nii-öelda juhivad siis Brigitte Susanne Unt ja Lauri Pedaja, mõlemad siis elajad, tegusad karakterid, aga ärme siin pikalt mölisega lähme vaatame, mis värk seal on. Kurat, see ilm on täna ikka hea. No ma ei tea, palju te siin üldse kuulete, bass ragiseb täiega peale, veits võib-olla kuulete, ma sätsin ennast siia DJ puldi kõrvale istuma praegu, nagu ikka, kutsutakse kohale kella 8, aga saali enne kella 3 ei saa. Nii et jääb üle ainult istuda ja natukene jammi nautida. DJ on siin samas meil, DJ No Name täna siis olgu ta. No nii. Oi, sõber tuli püüdis mu kinni, küsis allkirja ja küsis, et kas ta tohib vlogi sulle, no muidugi võib olla, kuidas see nimi on? Remi või? Näitame üks Kreeka eema sulle joonistasid ja
mul ei olnud nagu allkirja olemas, ma ei ole sellist asja nagu ammu harjutanud sulle, aga Remi, on sul endal ka mingi kanal vesi või? Jaa, YouTube'is Remi R. Remi R, ma panen selle kuskile siia alla kirja, eks siis äkki pilt peale, kui tahate Remi R-i värki näha, pildistad, filmid, mida sa teed? Teen mängudes ja käin katsumisel, teen videod. Striimer? Jaa. Põhimõtteliselt okei, kes videomängude huviline on, siis äkki pilt peale Remi R. Ma lähen korraks siit allapoole. Mina mäletan aega, kui ma käisin siin kinos, vanas eas kino Kosmoses. Esimene film, mida ma vaatamas käisin, oli Titanic. Leonardo DiCaprio, seal oli veel venekeelne pealelugemine oli seal oli mingi Leonardo DiCaprio filmi Titanic, see oli eriti pull. Noh, vanemad võib-olla teavad, on ju. Aga nüüd on see siis IMAX, see peaks olema nii-öelda linna tõenäoliselt parima pildiga place ja tänane üritus meil siis leiabki aset siin. Saal vaikselt juba täitub, nii et ma katsun endal ka mingi koha leida ja hakkame selle show'ga siis pihta. Ei tahaks nagu siia kuskile tepi peale kopitama küll jääda. Ning me kõik teame, kes on täna suurimad võitjad, loomulikult mina ja Lauri, sest et me juhime seda pärastlõunat. Jah, tutvustan siin ennast ka, minu nimi on siis Lauri Pedaja ja miks me oleme suurimad võitjad, see on ju selge, sest me saame kõige rohkem lavaaega. Tähendas koolikiusamine seda, et sind narriti, nügiti, löödi ja tõrjuti. Kuid pärast koolipäeva lõppu sai ka kiusamine vähemalt selleks päevaks läbi. tänapäeval kiusatakse täpselt samamoodi. Ainult üks asi on teisiti. Härra Heinmets jättis oma kuradi. Kas armastad Kahuri siia ohtlik ja lahedaid boonuseid nagu meil? Gonna know you more when you show up. Laks õnnelikult metsaseen. Mul ei ole palju vaja, olen metsamees. Ja metsamees, ja metsamees. Ja metsamees, ja. Mul ei ole palju vaja, olen metsamees. Ja metsamees, ja. Taide kord. Muidugi teised vloggerid ja sisuloojad kindlasti, et te olete meile kõigile inspiratsiooniks, vähemalt minule. Jaagup Tuisk. Ja andkegi kohe mulle kõik need karikad, hiljem võite albumile kategooria valida. Sorry, kui piinlik oli. Aga selgub, kes on aasta muusikateose autor. Nii, aasta muusikateose auhind läheb see aasta Jaagup Tuisk. Jaagup Tuisk, pane kohale! Märkoni saab juba öelda, et kõik. Noh, didn't see that one coming. Aitäh teile, ma tõesti appreciate'in seda ja aitäh mu jälgijatele ja hääletajatele, te olete mõned. Aasta Geimer. Nominendid on No nii, pool vaatust on läbi põhimõtteliselt. Minul on aeg suusad teha, aga thumbs up kõikidele korraldajatele ja väga äge, et terve hulk rahvast on siia kohale aetud ja korraldusarvalt nagu kokku hoitud, et valgustused, mitu kaamerat, green roomid, otse lülitamised kuskile kõrvalsaalidesse, et nagu väga äge, kohe näha, et effortit on asjasse pandud ja sisu tuleb siit kindlasti väga head. Minul on aeg minna siin, tiim 100% me selja taga arutab ka poole muljeid ja siis läheb siin show edasi. Aga meil on natukene tegemisi, muid tegemisi, nii et võtame selle asja pärast kodus kokku. Hoppa! Kui sundist räägid, tervitus. Ootad ka oma tiitlit või? No ütleme niimoodi, et pigem ootan seda, et peavalu ära läheks. Sõbrad, vabandan kerge interruptsiooni pärast siin. Sain siin Top Gameritega paar sõna head juttu puhud, et tore lõpuks pildiga past ka kokku panna, nii öelda. Aga jah, selles mõttes respekt kõigile, kes kohale tulid ja nagu kaasa elasid, sellepärast Eestis on nagu see kuradi
kaasaelamine on nagu mingi ilge patt või mingi fännlus on nagu jumala eest, et mis kõigil kõik viga on, aga nagu kaasa ma ei ela ja kuradi head kommentaari ei pane, et see on nagu paras bullshit, aga seal oli asi hoopis teistmoodi, nii et väga äge. Täiesti mõttetu üritus. Mitte see play-nupp, aga täiesti mõttetu üritus on selle kuradi Sony kaameraga väljas midagi filmida, absurd, kuradi väiksed akud ja eks iga kaameraga ja iga akuga enam-vähem nii sellise krõbedaga, aga ikka ei saa, võtad välja, mölised mingi mõne minuti ja plõks lihtsalt empty battery ja seesama just seal praegu juhtus ka, aga igatahes fast forward, käisime poes nüüd natukene, ma olen siin viimane nädal üritan mingit sükest vegan week'i teha lihtsalt eksperimendi korras ühte, nii et poes on natukene challenge vaata, muidu läheb mingi mints 2 haarad asjad, nüüd pead natukene ikka mõtlema, ehk siis mul on mingid punased road siin, mingid riisikoogid, Jackile õpetatud nõks banaan on ja mis ma olen avastanud päris äge asi, isegi niisama paljalt või nagu kuivalt toorelt, ma ei midagi iganes, näksida on see avokaado. Annab päris palju energiat ka ja mekib täitsa hää, eriti kui ta on leiva pääl, mingi kerge tomati ka. Okei, aga ei, play-nupp oli selles mõttes äge, et siin, kes siin olid põhinominandid meil ikkagi siis seal mingid Marti Hallikud ja Victoria Villig ja seal äge oli see, et parima vist mingi produktsiooni auhinna sai siis Lauri Pedaja või see Point Cut Production, siis Silegajal rullnookade klipp. See oli minu arust, kui ma selle tollal juba vaatasin, kui ta välja tuli, siis see oli päris äge, mõtlesin, et sellest võiks nagu keegi kuskil mingit häält teha või nagu seda võiks keegi märgata, see oli päris äge ja äge, et nad sellest ka auhinna said ja üks äge tüüp, kes mul seal Superstari saates ka käib, üks Jaagup, see on eriti chef tüüp, noor kutt, mängib mussi, pilli, trummi, kitarri, teeb kuradi lühifilme, et selline tunne, et ma mõtlesin, ma olen mingi multivend, eks ole, mingi tempo on taga kogu aeg ja kuidas ma jõuan küsitakse, aga tuleb välja, et ma olen üks dinosaurus, kes lihtsalt vaikselt hääbub. Anyways, ma nüüd keevitan endal siit mingi vegeine, tõenäoliselt ma ei keevita suurt midagi, vaid lihtsalt söön need toad toolelt ära, mustan paar ampsu riisikooki peale ja järan avokaadot. Siis vaatame, mis me selle õhtuga pihta hakkame. Kiire montaaž on ka vaja teha ja mõned fotod töödelda, nii et mingi paari tunni pärast näeme siis, kes. My work here is done. 2 hours later, nagu see mingi klipp on või mida iganes. 2 hours later. Ühesõnaga tööasjad saime ühele poole. Meil on siin väljas vahepeal pimedaks läinud. Ma mõtlesin, et teeks teile võib-olla Viimsis väikse snowboard ja lumelaua otsa ka mingi siin õhtusse veel, aga asjad võtsid oodatust natukene kauem aega, nii et see jääb, vaatab siis võib-olla homsesse või natukene viltu mul see kaamera. Või mõnesse teise päeva, aga see selleks helistas mulle vahepeal Oskarit peaksite mäletama, käis ka Iisraelis Tel Avivis muga meiega. See on sama Polstergeist brändi turundusspetsialist, müügikuru, mis iganes, Labrador Retriever. Ühesõnaga, helistas Oskar, pakkus mulle sellist kodust õhtusööki siis ja mina siin tühjas korteris külmkapp kogu aeg veel tühjem rotid ennast ammu üles poont seal juba. Ega mina sellisest luksusest ära ei ütle, nii et Taxify ja Padavai. Tervist. Seda pole. Tere tooks. Tšau. Võõrdab seal sensu mees ja viis minema minu naise. Ma mõtlesin, et on selle kohamanik ka, et ma tunnen täna läbi. Aga mõtlesin, et siis ta ei ole ja mõtlesin, ei ole selle kohamanik ja pärast ta kohamal. Ma siis lähen sinna tagasi ja läks minna.